vaatame tagasi Piibelehte arenduse 20 aasta jooksul tehtule. Ja see tehtu on arendatud vahitööstuspark. Piibelehte arendus oli omandanud 100 hektarit maad Vahikülla ja toonane juhataja Robert Saluoks krutitas peas mõtteid, mida selle maaga tegema hakata. Tartu linnas oli tehtud üks arutelu ja uurimine, et puudu nagu oleks tööstusala maadest, linnas ruumi vähe ja aeg oli küpseks saanud 2003. aastal. Koostati planeering, pandi paika meeskond, kelleks siis peale Ruberti olid Paavo Soodla ja Raiki Parts. Raiki rohkem tegeles projekteerimisosa raskustega ja Paavo Soodla selle reaalse ehituse, organiseerimise ja teostusega koha peal. Tööstusplast, tänase nimega Merrem tööstusplast, avas oma uue tehase vahitööstuspargis 2005. aastal. Sel ajal, ma mäletan, oli väga kehv valik ja vahitööstuspargi avamine oli selline ainulaadne kogemus, nii et me haarasime sellest kohe kinni ja olime vist siin esimesed asukad. Hetkel on firmas tööl täiskohaga 35 spetsialisti. Masinooperaatoreid on 2/3 ja inimesi käib siia nii Luuast, Jõhvist kui Rannust. Aga loomulikult enamus inimesi tuleb Tartu linnast ja seetõttu on ka see asukoht meie jaoks väga positiivne. See kolimine on väga suurel määral muutnud, sest ka läbirääkimistel investoritega 2008. aastal sai hoone olemasolu määravaks. Ilma sellise hooneta sellises tööstuspargis ei oleks meid tõsiselt võetud. Investorid on huvitatud normaalsest töökeskkonnast ja tootmishoonest ja see viis meid edasi ka kokkuleppele Hollandi firmaga 2013. aastal ja tänaseks on meil ettevõte 5 korda suurem, kui alustasime. Tootmist toimetasime üüripindadel ja nüüd, kui meil võimalus tekkis 2006. aastal siia parki soetada maa, siis läks veel ligi 10 aastat enne, kui me siis rajasime tootmishoone. Vahitööstuspargis me avasime oma tootmise 2015 ja see oli siis meile toeks tootmise efektiivseks muutmiseks, inimeste moraali tõstmiseks, ruumi ja valgust tekkis rohkem. Suured ettevõtted on ümberringi, saame koostööd teha. Infrastruktuur siin on väga hea. Samas olid inimesed, kes vahitööstusparki juhtisid, tuttavad ja sai parema ülevaate, mis siin hakkab toimuma. Vahitööstuspargis on meil pikaajaline plaan olla, kuna meil on tootmishoone ehitatud esimene etapp ainult, ehk siis me rahuldasime enda esmase vajaduse ruumi poolest ja meil on teises etapis veel sama palju võimalus välja ehitada, nii et meil piirangud ei teki 10 aastat julgelt. Me asume Hansa tööstuspargis alates 2012 aastast, kui me avasime siin lehtmetalli tootmise. Lisaks 2022 aastal siis ostsime ära selle lehtmetalli hoone, mida me varem rentisime 10 aastat ja alustasime siis laiendusprojekti lehtmetalli tootmisele. Lisasime sinna umbes 4000 ruutmeetrit pinda
Lisaks 2022 aastal me avasime siin siis selle sama tootmishoone, kus me praegu asume, mis on siis kooste tootmine. Ja siin on meil lõppkooste pluss suur ladu. Meil on töötajatel on võimalik tööle tulla mugavalt, sest meil on linnaliini transport siia nüüd organiseeritud linna poolt, mis on väga hea, et me oma transporti ei pea lisaks üldse pakkuma töötajatele, kuigi me töötame 3 vahetuses. Lisaks oleme piisavalt lähedal, et siin ka kevadisel ja suvisel ajal ikkagi inimesed käivad tööle ratastega ja tõukeratastega ja lisaks on siin olemas ka linna need elektrirrattad. Jah, me oleme antud asukohas rahul, meil on veel ruumi laienemiseks, meil on lisapinnad olemas, kuhu on võimalik tootmist veel edasi arendada. Saame näiteks siia tuua võimalusel mehaanika tootmise veel vanast asukohast või laiendada edasi kooste tootmist. Hetkel teeme käivet siin tööstuspargis umbes 76 miljonit eurot aastas. Ma usun, et siit samalt territooriumilt on võimalik üle 100 miljoni välja kütta, nii et meil on ruumi ja tahtmist ja kindlasti areneme edasi, et oleme igatahes õnnelikud siin Vahi tööstuspargis. Kahe 2019. aasta lõpus sai meie uus tootmishoone valmis. Alguses tundus see natuke liialt linnast kaugel või natuke ääremaa. Et kui enda töötajatele seda ideed rääkisime, siis alguses tundus, et osad inimesed ei soovi siia meiega kaasa tulla. Täna meie kollektiiv on 52 inimest. Tundub nende suhtumise nägude järgi, et nad on kõik rõõmsad, et nad saavad selles toredas töökeskkonnas tööl käia. Ja see meie hirm, et see on kuidagi ääremaa, see tegelikult ei realiseerunud. Arendamise ja ehituse protsessi jooksul on meil väga suureks abiks olnud Viibeleht arendus eesosas Madis Soodlaga. Et jah, sellist fenomenaalset koostööd ja väga vastutulelikku suhtumist. Sellest on tõesti selline väga hea ja tore mälestus, kui me seda siis ehitustööd siin korraldasime ja enda tootmishoonet ehitasime. Madise eestvõtmisel on meie tootmishoone kõrvale siis rajatud ka selline tore park. Selline suhtumine arendaja poolt on väga meeldiv, et ka selline kõrgaljastus on loodud meie piirkonda siia. Piirkond on palju elanenud selle 3 aasta jooksul, mis meie oleme siin enda ettevõttega olnud. Et jah, väga tore ja meeldiv naabruskond ja igati toimiv tööstuspark on siia rajatud. Vahi tööstuspargi arenguga alustati aastal 2003 ja kogu see areng on kestnud 20 aastat kuni viimase krundi müügini ja kokku on Vahi tööstuspargi territoorium 53 hektarit. Ja kui me vaatame, kui palju on ettevõtteid, siis Vahi tööstusalal on kolinud 55 ettevõtet ja kokku töötas siis nendes ettevõtetes 1255 töötajat. Vahi tööstuspargi ettevõtted jagunevad väga erinevatesse tegevusvaldkondadesse. Siin on nii mööblitööstust, metallitööstust, kinnisvaraarendust, kaubandust, masinaehitust. Kui me vaatame neid ettevõtteid, siis 2022. aastal nad andsid käivet 223,8 miljoni euro eest. Ja oluline on märkida, et 2,32 miljonit oli sellest toodangust eksport. Need ettevõtted on maksnud tööjõumakse 12,2 miljonit eurot ja veel riigimakse üle 21 miljoni euro. Võime öelda seda, et Vahi tööstuspark on andnud olulist lisandväärtust nii Tartumaale, aga Eesti riigile tervikuna. Tootmisusku äriinimesed, kes siia parki tulid, tundub, et nad uskusid Viibelehe tehtusse. Nad on olnud tublid, vägevad hooned on ehitatud. Vägevat osatakse
tootmisi juhtida. Jõudu ja jaksu neile, tuult neile tiibadesse. Hea on tagasi vaadata sellele 20 aastale. Jõudu kõigile!